Eesti Rahva Autokool. Talv ja libedad teeolud tulevad igal aastal ootamatult. Kus ja kuidas igaüks oma talviseid sõiduoskusi täiendada saab, sellest kohe räägimegi. No selge on see, et kui me mõnda aega millegagi ei tegele, ehk suvi on vahel, siis iga oskus kipub rooste minema ja rallisõitjad ütlevad, et käsi tuleb lahti sõita. Aga kus seda teha, see on igipõline küsimus, et julgen öelda, et viimaste aastatega on Eestis olukord hüppeliselt paranenud, et meil on tekkinud päris hulgaliselt aastaringselt kasutatavaid liberadasid, kus seda on võimalik teha. Talvisel ajal teeb Maanteeamet juurde avatud radasid, kui ilmastik seda võimaldab, ja need oleks nagu sellised kohad, kus kindlasti seda harjutada, proovida. Need on turvalised kohad ja kindlasti ma ei soovita seda teha kuskil parklates, avatud teeliiklusega kohtades, see võib lõppeda väga kurvalt. Igalühel on võimalik tulla oma sõidukiga, proovida oma sõidukit, samas on võimalik seda teha kombineeritult, et alguses teha seda meie sõidukitega, peale seda proovida seda sama harjutust oma sõidukiga. Kui me räägime meie radadest, siis meie radadele tegelikult me ei lase ilma instruktorita kedagi paarutama, kui nii võib öelda. Sellepärast, et selle paarutamise kasutegur on suhteliselt väike, et meie koolituste käigus tehtavad harjutused, need on suunatud ohuolukordade vältimisele ühtepidi ja teistpidi, kui see ohuolukord on juba tekkinud, et kuidas selles ohuolukorras õigesti tegutseda, ja selleks siis meie instruktorid seda ka juhendavad, õpetavad, näitavad, ja see sihipärane tegevus aitab teid tulevikus ka tee peal kuskilt siit seljaajust välja tulles, et te suudate õigesti käituda vajalikus olukorras, kui see tõesti peaks tee peal juhtuma. Libeda hooaja alguses oleks kindlasti kasulik teha proovisõit libeda tunnetus enda autoga ja rõhutan veel seda vajadust ikkagi oma autot tundma õppida, kus on selle auto ja aru saada, et juht saaks aru, kus on selle auto pidamise piir, kuidas ta läheb, millal ta läheb libisema, kuidas see libisemine kontrolli alla saada, kuidas sealt välja tulla ja sõitu jätkata turvaliselt. Üks võimalus on ka kindlasti oma ürituste, ettevõtte, firmade ürituste, sünnipäevade läbiviimiseks sellised toredad sõidupäevad endale ja enda sõpradele korraldada, seda siis vastavalt valikule või vastavalt võimalusele või vajadusele, kasutades enda autosid või radadelt rentida neid. Selliste sõidukoolituste puhul kasutada ikkagi instruktori abi, kes aitab siis tähelepanu juhtida puudujääkidele ja kindel on see, et sellisel koolitusel on kõige parem resultaat. Kui juhtub meie Eestimaa talvedega nii, nagu tavaliselt juhtub, et pigem on vihma rohkem kui lund ja jääd, ja siis ma olen teinud neid koolitusi meie põhjanaabrite juures Rovaniemis juba väga spetsiaalsetel radadel. Kus te iganes ka ei sooviks oma sõiduoskusi täiendada, siis minu sooviks on see, et see toimuks ikkagi legaalsetel radadel, kus on tagatud eelkõige turvalisus. Ja siis on ka sellest sõiduõppest ka kasu. Terveks eluks vajalik.